Doktor, millised on kõige olulisemad unehäiretest tekkinud tüsistused? Unehäiretest tekkinud tüsistusi on palju ja nad väljenduvad erinevate elunsüsteemide häiretena. Me nii-öelda igapäevases elus ja oma une-ärkveloleku rütmis ei kujutagi seda ette ja seda, et seal mingid häired üldse tekivad, seda on näidanud viimaste aastakümnete teadusuuringud. Näiteks on teada, et kui inimene liiga vähe magab, siis temal on kalduvus süüa enam magusat ja on kalduvus ka kehakaalu enamaks tõusuks ja selliseks stressi söömiseks. Päevase liigunisuse tõttu ollakse tööl ka autoroolis sellistel tähelepanu nõudvatel tööülesannete täitmisel nii-öelda potentsiaalne liiklusõnnetuste tekitaja, tööõnnetuste tekitaja ja uurides inimese und ja juba aastaid oleme leidnud, et teatud juhtudel ka kõrgvererõhutõbi, rasked südamehäired, nagu selleks on südamelihase infarkt, südamerütmihäired, need esmased viited või me saame juba inimese und uurides või siis on ka teada, et näiteks infarktidest vähemalt 2/3 toimub öötundidel ja süda läheb ka sagedamini rütmist välja just öötundidel. Järelikult uneaeg on midagi sellist, mis mõjutab inimese tervist. Kui on ka diabeet, erinevad maoprobleemid, psüühikahäired, inimese geneetika on erinev ja kellel millised unehäired välja kujunevad, see sõltub väga paljuski ka inimese geneetikast. Ja kas neid kõigil üldse kujuneb ka välja? Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Palun!